Nüüd selle jaoks, kui ma soovin oma dokumendis olema mingisuguse objekti suurust muuta, tasub jälgida, et alati, kui te selle objekti, on see siis pilt või diagramm või mingi kujutis, kui te tema aktiveerite, siis talle tekivad reeglina nurkadesse ja iga siis joone peale sellised rohelised kastikesed, mille peale hiirekursoriga näete liikudes. On ilusti näha, näete, muutub hiirekursori välimus vastavalt siis 2 peaga nooleks. Ja mis järel on siis võimalik seda suurust sikutada. Kas suuremaks või väiksemaks. Et siin on muidugi tegemist nüüd visuaalselt sellise suuruse muutmisega. Kui te soovite konkreetse suuruse ette öelda, nii-öelda sentimeetrites, siis selle jaoks on vaja avada vorminduse aken. Te saate selle kõige lihtsamalt nii, et te teete selle objekti peale topeltklõpsu. Ja nüüd pildi vorminduse aknas jälgige, et ülevalt oleks valitud sakktüüp. Ning siin esimene sektsioon räägib teile kohe suurusest. Siin te võite käsitsi öelda, milline on laius, milline on kõrgus. Võite märkida ka, et tegemist on suhteliste suurustega, mis tegelikkuses siis tähendab seda, et võimalus on kasutada protsenti. Protsentuaalselt, nii-öelda originaalsuurusest. Ja võimalus on ka määrata, et kindlasti hoitakse proportsioonis. See tähendab seda, et kui te muudate laiust, muutub kõrgus vastavalt ja ka vastupidi. Et ei läheks kaduma nii-öelda see pildi proportsioon. Ei läheks liiga peenikeseks, ei läheks liiga laiaks, et oleks see paigas. Ja kui te olete siin ära määranud soovitud suuruse, laiuse, kõrguse, seejärel klõpsate nupul sobib ja ongi see suurus muudetud. Nüüd, mis tahes objekti kustutamise jaoks piisab tegelikkuses sellest, kui te klaviatuuri pealt klõpsate delete klahvi. Aga eelnevalt peab siis olema see objekt aktiivne ja väga hea visuaalne võimalus ära tunda, et objekt on aktiivne, on see, kui ilmuvad need mummukesed või ütleme siis need kastikesed jälle selle objekti nurkadesse. Ja siis delete klahvi vajutusega ongi see objekt kustutatud.